karikis lõppes siis klassi võiduga, et räägi see teekond läbi võidule. No kuna jällegi on see, et ei ole neid sõitjaid nii palju kui võiks, siis pannakse kõik tagaveelised klassid kokku. Ehk siis tagaveedu suur, tagaveedu väike ja laadaklassik. No siis meid oligi kokku äkki 6. No ajasõidu kõikide klasside peale tuli 3. aeg. Et see oli siuke, ei olnud autoga veel nii harjunud, et paar muudatust sai tehtud autoga. Esimene eelsõit, start oli täitsa hea, aga ei tea, kuidagi see pehme sees ei läinud väga hästi ja ka 3. koht. Teine sõit oli sama lugu, aga siis start oli päris kehv, et lihtsalt suutsin kuidagi ennast 3. ära sõita. See oli nagu selles mõttes hea, et saab finaali vähemalt esirea stardi. Ja finaalis ei olnudki midagi, mõtlesin, et peab saama hea stardi. Ei tulnud see start nii hea, kui oleks võinud, aga ei olnud väga hullu, aga stardis kohe tagant reast tuli päris hästi need ette kohe. Ja siis oligi see, et sõitsin äkki 4. Ja siis kohe esimese ringil peale hüpet hakkasid seal 2 esimest meil pusklema. Üks kuidagi sõitis mulle kogemata ette ja kogemata lükkasin ta siis piruetti. Aga ei ole minu viga seal midagi, et see oli kogemata. Ja siis läksin Jokkerasse mingi ringi ja siis hakkasin püüdma esimesi ja nii oligi. Tuli ära. Kui vaadata eelsõitu, siis tundus, et sul oli nagu niisugune stabiilne teise koha rida. Et räägi natuke lahti seda. Kuna konkurent oli väga tugev, siis tuli ikka kogu aeg gaasi põhjas hoida ja ikka järgi püsida. Aga finaalis kahjuks konkurendil auto andis alla ja siis saingi temast mööda ja siis hoidsin lõpuni, kuigi lõpus juhtus endal ka autol midagi, aga täpselt veel ei tea. Aga püsisin lõpuni esimesel kohal ilusti. Palju teil rajatingimused nagu muutsid, palju siin tuli enda sõitu nagu kohandada vastavalt? Ajasõidus oli rada kõige parem, siis oli täiesti kuiv. Esimene voor oli ka päris okei ja teine voor samuti ja finaal oli ka nagu peaaegu kõige parem. Et väga mõnusad olid rajaolud täna, kõigega rahul.